Tere kõigile, kes on viitsinud siis vaatama tulla seda videot. Mina olen Sergo ja täna me siis teeme tallipüüki. Asukoht on siis Punapargi Paisjärv. Räägiks äkki püügivahenditest ka vähe. Nimelt siis püügivahenditeks on mul, ma ei teagi, kuidas seda kutsuda täpsemalt, seda prooviks, aga põhiliselt me proovime püüda landiõngega. Niisiis, esmalt me peame selle jääkihi siit ära saama. Selleks on meil kaasas üks kulp. Tegelikult tallipüüki ma teen endal elus teist korda tegelikult. Ja esimene kord ei olnud kaua aega tagasi, see oli äkki paar päeva tagasi. Et ma ei tea sellest palju, seda ma võin teile öelda. Nii, aga sellega minu arust püütakse niimoodi, et sa lased ta põhja minna. Kärid veits. Mõned sendid. Siin ei tundu väga sügav olevat. Siis sa mängid sellega. Ma jätan ta hetkel siia, vaatame äkki keegi võtab seda ja ise ma lähen puurin paar auku juurde. Lund võiks vähem sadada. Niisiis, nüüd ma olen teise augu juures. Siin loodan, et on sügavam. Oi, siin on kindlasti sügavam. Kerime üles ühekese. Ma ütlen ausalt, et kui keegi teab, mis selle õnge nimi on, palun pange selle õnge nimi kommentaariumisse, sest et ma siiamaani ei tea, mis selle õnge nimi on. Siia otsa ilusti. Võtame äkki teise ka, sest siis juba magada, et rõvedad elukad, ma võin teile öelda. Nii, nüüd olen siin otsas. Nüüd me oleme siis siin kolmanda augu juures. Ja nimelt, kuidas teda vette panna, minu teada peate välja tõmbama siit. Ma ei tea, kui sügav siin on, siin peaks küll päris hea sügavus olema. Paneme ta vette. Mul ei kindlat sinna, teate. Lähen toonad ära. Teate, kindlad oleks võinud tegelikult tasku panna, sest et mul on nüüd kuidagi märjavõitu nüüd. Paneme tema siia. Ma ei saa aru, kaua siin sajab nagu see sadu võiks tõesti järgi jääda juba. Põhimõtteliselt peaks landi otsa tegelikult kahven tulema teoreetiliselt. Ma mõtlesin, et praegu siin kala väga palju ei tule ja
ma panen kaamera siis tööle, kui ma kala saan siis. Niisiis ilm on vahepeal päris ilusaks läinud ja ma mõtlesin, et noh, jooks natukene teed. See siin on siis 4. auk, et tegelikult selle ma puurisin juba hommikul. Ma käisin hommikupoole, käisin ma jääd kontrollimas, et kas see on ikka piisavalt paks ja aga jää on nii paks, et siia võiks põhimõtteliselt autoga peale tulla. Soovitan, võtan igale kalastusele termosega teed kaasa. Mitte ainult talipüügil, vaid ka noh, muudel aegadel, sest seda on mõnus juua. Panin jääpuuri panin kokku. Niisiis, siin sai meie tänane video otsa. Ühtegi kala ei saanud. Loodan, et teile meeldis see video. Mina joon nüüd selle tee siin lõpuni ja teile ma ütlen head aega.